Tere kõigile. Et ma ise seda enda sissejuhatavat teksti ei kirjutanud, et ma panin siia slaidi, mida ma tegin siin samal konverentsil 2018, kui mul hakkas siis tuleproov investor Toomasega ja enda kohta niimoodi, et ma olen elukutselt ajakirjanik ametilt, ma olen Äripäeva meediamaja juht ja miks ma siin olen, ma tahtsin öelda, et hobiinvestor, aga Kristit kuulates siis hobiinvestori definitsioon läks nüüd natukene sassi. Et asi on selles, et kuni nüüd aastani 2018 ma tõesti ei teadnud oma tootlust ja ma tõesti ei dokumenteerinud oma investeeringuid. Aga siis, kui ma selle väljakutse investor Toomaselt vastu võtsin, siis ma hakkasin seda tegema. Ja tõesti ei pidanud kahetsema. Et 2018 ma selle ettekande pidasin ja minu tees oli siis see, et investor Toomast lüüa, vaatame, mis tegelane on. No üsna kole tegelane, kipub lööma kõiki nagu suuri indekseid, teeb üle 10% keskmist nagu aastatootlust ja aastate lõikes on see nii, et numbrid olete kõik näinud, ja mina siis nagu hobiinvestorina võtsin endale väljakutsuva ülesande siis sellist tegelast lüüa. Et mida ma kaalusin, et mis ma eelnevalt olin siis teinud? Et eelnevalt olin ma nagu ikka, natukene vaatasin tehnilist analüüsi ja natuke panin umbes ja otsisin midagi, mis oli justkui odav. Kui 20% tõusis, siis nagu müüsin ja ma arvan nagu paljud siit saalist. Ja siis nagu tulemus oli see, et 97 alustasin investeeringuid ja 2018 nüüd välja arvutasin, pikk arvutamine oli ja sain tulemuseks, et 5%. Tagantjärgi mõtlen, et üldse mitte halb. Investor Toomasel oli 10, mul 5%, et võrates mõningaid Eesti pensionifonde, siis nendest vähemalt olin ees, aga siin Markot kuulates siis võttis natuke kratsima. Aga nii või teisiti, et millele nagu panustada. Ja siis indeksifondidest siin täna on ka nagu palju juttu olnud, et see on üks nagu lähtetees, mida armastatakse korrata, et sa ei leia seda nõela, seda tõeliselt head aktsiat heinakuhjast üles, et siis osta indeks, et see on siis ostad koos indeksiga kõik need nõelad ka. Aga minu hüpotees on ikkagi see, oli ja on, et vähemalt mõned need nõelad võib ka sealt heinakuhjast üles leida. Ja siis põhimõtteliselt ühe ma leidsin, et siis tegemist on Teslaga. Ostsin endale siis 2018, seal on see punane punkt näha Tesla aktsia ja selle ainukene siis see käivitav jõud oli, et lüüa nüüd investor Toomast. 2018 ma ta ostsin, mäletan, meil oli Juhaniga seal toimetuse sees vaidlus, isegi tegime vist raadiosaate avalikult, kus sina laitsid selle minu ostu maha, ülehinnatud. Tesla 2018 hakkas jõudma, eks ole, sinna tasemele, kus olid peaaegu General Motors ja Toyota ja kõik muud, et mis asi, aga mina ütlesin, et see on õige aks. Miks ma ütlesin? Sest minu jaoks on nüüd kriteerium, ei mitte enam tehniline analüüs ega fundamentaalid, minu jaoks oli kriteerium karismaatiline juht ja selle juurde kõik käiv. Ja sellel hetkel Elon Musk minu jaoks seda oli. Ja siis 2018 selle sama Tesla aktsiaga ma siis käega tegin sellise ägeda prognoosi, et kuhu see aktsia siis võiks nagu jõuda. 2018 näete on seis, 2025 on praegu, 2021 ma pidin tegema vahekokkuvõtte, et kuhu see aktsia on jõudma ja kui ma seda selles saalis näitasin, siis ausalt öelda inimesed vaatasid mind ikkagi kui nagu rumalukest. Ma nüüd siukse asja joonistasin. Aga mis tegelikult juhtus? Vau! See on tegelik elu. Aktsia tõusis kurat teab kuhu. Ja nüüd ma olin kõik pagan võtaks õigesti teinud ja nüüd närve pidanud vastu. Kui minu ostuhetkest nüüd Tesla mõne aastaga oli tõustnud 3 korda, siis minu jaoks oli see natukene liiga kiire minu parapooliga võrreldes. Ma müüsin selle maha. Oleks ma ta põhimõtteliselt alles hoidnud. Oleks mitte 3 korda tõusnud või 10 korda tõusnud ja ma oleks investor Toomast löönud pära ja varuga. Aga ikkagi
et nüüd pärast allajäämist tänu sellele Tesla 3-kordsele võidule, siis tootlus alates 2018 kuni 21 kolmekordselt parem kui investor Toomasel. Tõsi, minu nüüd nagu üldine tootlus, mis enne oli 5% peal, tõusis nüüd 8%-le, aga investor Toomase 10-le jäi see jätkuvalt nagu alla. Ja Tesla, siin paljud ütlesid, et tegemist on nii-öelda juhusega, et Teslat mul enam ei ole, et kuidas järgmised 3 aastat investor Toomast lüüa. Tuleme alguse juurde korra tagasi. Miks ma selle Tesla üldse omal ajal siis ostsin? Kasutamata võimalused, ma rääkisin seda aastal 2018, et Microsofti aktsia ülivõimsalt tõusnud. Millal me Microsoftist kuulsime, ma ei tea, millal teie, mina kuulsin seda 90. aastate alguses, oli selline toode Microsoft OS, oli igas nagu arvutis, kuulsime Bill Gatesist, oli nagu võimas ettevõtja. Siis kui aktsiaid sai osta, 90. lõpus sai siin juba Ameerika aktsiaid osta, siis ta oli mul nii-öelda selles vaateväljas, aga sa ei osta teda, sest ta on kogu aeg liiga kallis. Kogu aeg liiga kallis. 95. ma ei ostnud, ta oli liiga kallis. 2000 oli see mull, see oli liiga kallis. Ja kasutamata võimalus, ma oleks ta ju 2005 võinud kuskil ära osta, siis ma oleks nagu selle pildi peal. Aga mis edasi sai? Et minu kasutamata võimalus, kui ma 21. aastal seda ettekannet tegin, oli selleks hetkeks veel täiesti kasutatav võimalus. Et ma olin nagu tark olnud, selle inspiratsiooni saaduna siis sellest Microsoftist olin ostnud Tesla ja Microsofti olin siis pannud ajalooliselt kasutamata võimalust rivvi. Aga 2020 vaatasin, et kasutatav jätkuvalt ja enam nii loll ei ole. Panin Microsofti endale portfellisse, ostsin ta 21 endale portfellisse, mis reaalselt juhtus? Jätkuvalt kasutatav. Põhimõtteliselt enam-vähem 2-kordne tõus, kui välja arvutada. Ütlete, et juhus. Apple. Sama lugu, see on minu slaid siis aastast 2021. Sama lugu. Apple ju 90-ndatel ma tean, vanemad inimesed mäletavad, et sinised Apple'i monitorid, mida kõik disainerid pidasid lugu. Ja siis oli igal noorel oli see mitte iPad ja mitte iPhone, vaid iPod, millega muusikat kuulati ja selline tohutu edu. Ja siis, kui ta tuli veel turule esimese iPhone'iga, siis ma tahtsin Apple'it osta, aga liiga kallis. Ostsin hoopis Nokia, kes pärast kokku kukkus. Kurat, võtaks, see oli kuskil 2010, oleks ostnud Apple'it, vaadake, mis oleks juhtunud 2018. Ja täielik kasutamata võimalus võrreldes 2018 versus 2021. Aga enam nii loll ei olnud. 2021 kasutasin selle asja ära ja võtsin jällegi 2-kordse kasumi välja. Kõike me ju seda teame, seda informatsiooni. Iga üks oleks meist võinud teha sama asja. Ja siis see Zuckerberg. Põhimõtteliselt sama lugu, 2012 tuli börsile, ma olen meediaaris sees, ma näen, kuidas nad raha teevad. Igavese hooga läks üles ja loomulikult planeerisin seda aktsiat osta. Liiga kallis. Kogu aeg on liiga kallis. 2013 oli liiga kallis, 2014 oli liiga kallis, oleks ostnud. 2018, 2020. 2018 rääkisin sellest ja 2020, siis nüüd lõpuks ostsin. Omaette nüüd lugu, eks ole. Et mida siis Vaido Veek oleks öelnud, kui see nüüd selle minu esimesed 6 kuud pärast seda investeeringut oleks nagu juhtunud. Aga kannatasin ära ja tänase päevaga põhimõtteliselt tootlus ikkagi väga hea. Siin enne Nvidia juurde tulekut, ma ei hakanud lihtsalt panema, et minu jaoks kõige markantsem on ka Amazon. Täpselt sama muster. Amazoni ma ostsin 2004, kui räägiti, et Amazon on väga võimas ettevõte, kes müüb internetis raamatut, kes küll, tõsi küll, on peaaegu juba sama suur kui Ameerika suurem raamatupood ja tundus nagu ülehinnatud. Ma ostsin, teenisin 20%, müüsin selle maha, kui ma oleks ta alles jätnud. Jumala eest, kui palju raha mul praegu oleks olnud.
Ja siis Nvidia, et natuke sama asi, et Nvidiat nüüd, investor Toomas kirjutas sellest kuskil, ei mäleta enam, 6-7 aastat tagasi, ma panin endale watchlisti. Ja siis ma hakkasin teda nagu jälgima, et ma tegelikult ka tean seda ettevõtte 90ndate algusest, ta oli graafikakaardid, ma ise kunagi olin entusiast ja panin endale arvutisse graafikakaarte, et saaks paremini monitoril videosid vaadata ja need olid Nvidia omad, ma mäletasin. Siis ma teadsin muidugi seda, et ta on seotud arvutimängude äriga ja teadsin seda, et ta on seotud krüptokaevandamisega. AI-d ma ei osanud muidugi ette näha, aga ma siis ka midagi Jensen Hangi kohta lugesin. Ja midagi nagu pani mind tööle ja siis ma tegin oma selle Nvidia ostu 2021. Investor Toomas kopeeris mind eelmisel aastal siin konverentsil, aga jäi maha. Et kui investor Toomasel, palju sul on kasv ju on kahekordne, siis minu kasv iseenesest Nvidia puhul oli 10-kordne, kui ma ta maha müüsin. Ja ma nüüd kardan, et ma tegin täpselt samasuguse vea, nagu ma tegin Teslaga. Müüsin liiga vara. Tõsi, väikse mööndusega, et ma võin ka öelda, ma ostsin 10 000 eest seda Nvidiat, siis kui see hind oli jõudnud 110 000-ni, siis ma 100 000 nii-öelda võtsin välja, 10 000 siiski jätsin nagu alles. Et põhimõtteliselt siis minu lugu, et mille järgi ma need nõelu otsin või kriteeriumeid, mille järgi ma ettevõtteid valin. Esimene vaade, et karismaatiline juht, kuskilt ta on äratuntav, need näited, mis ma tein, on meile kõigile äratuntavad. Teine asi, et tal on, mida ette näidata, et tal on olemas siis selline nagu track record. Kui tulla nagu Eesti tasandile näiteks, me Eestis leiame ka need karismaatilisi juhte. Minu favoriidid on näiteks Toomas Annus, Rain Lõhmus ja Jüri Käo. Et sõltumata sellest, kuidas on turuolukord, siis ma väga usun nii Kaubamaja, LHV kui Merko aktsiasse. Aga see selleks. Eestil on see nõrkus, et meie etteloetud firmad ei ole unikaalset toodet ja globaalset haaret. Et maailma tasemel kindlasti see on ka näitaja. Siis suur ja lojaalne fängrupp. Teate, need Apple'i fännid, ma arvan, siin on paljud ka Apple'i fännid, mina ise ei ole, aga Apple'i fännid on, kui tuleb Apple'il uus mudel, mis on mõnevõrra kallim ja mõnevõrra kehvem kui Samsungi analoog, ja siis me valime ikkagi selle Apple'i mudeli. Võtame Tesla, ükskõik kui kriitiliselt omal ajal eriti. Ei räägitud sellest Teslast kui ettevõtetest ja sellest elektriautodest, ta tekkisid terve rida nagu vastaseid, aga tal oli miljonites fänngruppi, kes ostsid neid autosid, ostsid neid aktsiaid ja suhtusid Elon Musk suhtuvad siiamaani täiesti kriitikavalt. Siis kasvu kõrval kõigi nende ettevõtete puhul on oluline kasum. Te vaatate ajalooliselt, neil on olnud oma kasvufaasid, aga nad on hakanud tegelema kasumiga. Sõltumata sellest, kui suured ja kui kiired nad on olnud, siis erinevatel ajaperioodidel nad tegelenud kulude kokkuhoiuga. Vaadake Teslat, vaadake kas või paar päeva tagasi olnud järjekordset uudist Meta kohta, või vaadake kas või LHV-d, kes teatas 40 inimese koondamisest. Et minu arust see on märk. Väga head ettevõtet iseloomustab, et ta tegeleb ka kuludega. Ja nende parameetrite, selle 6 parameetri järgi ma siis katsun selle nõela ära defineerida, mida selle nõelaga nüüd tuleb teha. Nõelaga tuleb võtta pikaajaline positsioon. Pikaajaline positsioon oodata, mõnikord tuleb kannatada 5 või 10 aastat. Ja kui see töötab, siis sa võtad selle 10-kordse kasumi välja. Ja siis jumala eest need 2 vähemalt üks viga ja teine, mis meil peal on, mitte teha. Et ära võta see liiga vara kasumit välja. Et ma ei mõtle siin üldse, et mingi 20% pealt võtta kasum välja, 30% pealt. Isegi kui sul on kasum 3 korda, äkki tasuks veel hoida. Isegi kui sul on kasum 10 korda, äkki tasuks veel hoida. Ja ära müü, kui turg või aktsia on tugevasti languses. Et ma arvan, et väga tugevad ettevõtted, neid ei mõjuta ei Lehman Brothers ega mingisugused tehnilised näitajad, nad lähevad nendest läbi. Ja kui sa katsud nagu ajatada, siis ma väga usun Benjamin Grahamit, et ajatada ei ole võimalik.
ma saan ära tunda tugeva ettevõtte, aga ma ei suuda ise turu liikumisi ette näha. Aitäh, tänan tähelepanu eest!